Bon appetit! Estonian Food Fair. Nii, Katrin, ma tean, et teil on Eesti Toidumessi külastajatele täna siin väga palju häid uudiseid rääkida. Ja, et Liivimaa lihaveis on juba ammu tuntud kaubamärk Eesti turul, aga Liivimaa lihaveis on saanud endale uue kodu Ahjal Liivimaa lihasaaduste vabrikus. Ja vabrik on siis Eesti toiduainete töösse maastikul täitsa selline uus tegija, mis on siis täielikult orienteerunud ennast mahe lihatoodete valmistamisele. Kõik on mahemärgiga ja lisaks siis ka Eesti metsade rikkusele ulukitoodetele. Seda liha süües siis võid olla täiesti kindel, et sa teed loodusele head ja teed oma tervisele head. Liha, mis kasvab rohumaal ja tekitab süsinikuringluse, siis see on vastupidi hea ja see aina paremaks saab meie toidulauale. Meil on ju nii värske steikide valikust kuni vorstide ja erinevate marineeritud grilllihadeni. Aga ma tegelikult uudistootena võib-olla ütleks, et tasuks proovida lastele maheveiselihast tehtud keeduvorsti ja viinerite. Et need on nüüd sellised, et kui me oleme harjunud sealihast neid sööma, et siis meie pakume seda võimalust veisest ja siis sellisest toorainest, mis on kindla peale meile siit Eestis kasvanud meie enda rohumaadele. See on Ahju küpsis, põhimõtteliselt see tuleb Eesti ajast. See on tegelikult roast beefi sa tead ju, eks ju, veiselihal. See on hästi üks levinumaid asju, Carpaccio, tartar, roast beef on ju. Eks ta on valmis küpsetatud veiseliha. Aga me panime talle nimeks Ahju küpsise, sellepärast, et tegelikult Eesti esimeses vabariigis oligi selle tüki nimi, roast beefi nimi eesti keeles Ahju küpsis, ehk siis ahjus küpsetatud. Me kipume väga palju praadima õlidega ja ka väga tihti oliiviõlidega, kus monoküllastamata rasvhapete arv on väga kõrge ja siis see ei ole tegelikult praadimisel hea, see oksudeerub. Seega tegelikult kõige parem ikkagi meil kodumaal, kui me midagi praeme või küpsetame oma panni peale, et siis on kasutada Eesti võid või siis rohumaa veiserasva. Et tal on väga kõrge suitsemistemperatuur, aga samas on tal ka, kuna ta on rohumaa veiserasvast tehtud, siis tal on väga kõrge monoküllastamata rasvhapete arv. Seda läheb natukene ja sellega võib isegi pannkooke teha. Ja täitsa korterelamu köögis ka, et väga hullu sellist rasvahaisu tuppa ei tule. No veiserasval üldse tegelikult lõhna ei ole erinevalt searasvast, jah. Tasus tulla messile. Kust ma seda muidu teada oleks saanud?